Tere õhtust kõik minu Lõustaraamatus sõbrad ja tuttavad. Tere mõnusat hommikupoolikut, tuli, vesi, taevas ja maa. Tere ärevat sõjaaega, kosmos ja galaktika. Eelkõige aga tervitan nagu alati oma tõelisi sõpru ja mul ei ole kahju ka tervist jagada teile kõikidele, kes mind kuulavad, sest nagu ma olen varem ka kordanud, ega ei pea sõber olema ja ega ei pea ka kuulama seda, mida ma täna jälle räägin. Seekord siis rääkimise mõte on selline, et püüan jälle iseendaga rääkida, mitte mingisuguseid sõnumeid jagada, sest nii nagu ma sõnumeid jagan, keegi solvub, keegi vihastab, keegi tuleb nokkima, niisama mölisema, kiibitsema. Aga teate inimesed, ei ole ju ilus arvustada näiteks, kellele meeldib ema, kellele tütar, mõnele meeldib isa, mõnele poeg. Ja need on sellised asjad, mis on nagu paratamatused. Ka liberastid võivad olla pederastid, isegi kommunistidest on saanud kapitalistid ja nii edasi, nii edasi. Sellepärast katsugem olla siis nii-öelda sellised tasakaalukad ja välja kannatada, kui juba kuulama hakkasite. Hilisemaid selliseid räuskamisi ma ei aktsepteeri ja kes seda teeb, need ma blokin kohe automaatselt. Seega teil on 2 valikut, kas kuulata, leppida või kohe ära minna ja unustada kõik see, mida ma räägin või olen rääkinud. Mida ma siis täna räägin? Ma postitasin enne just ühe väga pika ingliskeelse artikli ja fikseerisin selle pealkirjaga täiesti uus riikiteooria ümber kujundatud rahvusriikidest võrguriikideni ehk mõtteainet kõikidele kontekstis, kuidas toimub uue maailmakorra loomine. Soovitan siis seda Lõustaraamatut tagasi kerida, ma tegin sinna otse tõlke ja see on selline ilus ehe näide. Seal lõpus mainitakse ka Eestit ja see on näide siis Eestis kui globalistliku maailmakorra loomise lipulaevast. Olen sellest pikalt varem ka rääkinud, 10 aastat on see toimunud, juba 15 aastat võib-olla. Eesti kui siis uue riigiteooria väljakujundamise pioneer. Jällegi nendel sellistel alateemadel on mitmeid kordi räägitud, arutletud iseendaga, teistega. Ja nii ongi, et Eesti kui musternäidis rahvusriigi ümberkujundamisest avataride võrguriigi konteksti. Ehk teist kõigist saavad avatarid varem või hiljem. Ja see on nagu paratamatus seal artiklis, nagu räägib selle ilusti kõik lahti. Inglise keeles on muidugi väga hästi kirjutatud, eestikeelne tõlge võib-olla ei ole sedavõrd või niivõrd hea, aga soovitan lugeda. Ja miks see kõik siis niimoodi läheb? See, mis ka täna toimub, see vana maailma ümberkorraldus, geopoliitika ja geopoliitiliste selliste mõjuvõimu jagamine. Eks see ongi niimoodi olnud, et kui te vaatate kõike seda viimase poliitikat, mis siis on Eesti riik ajanud viimase 30 aastat, algul räägiti mingisugusest Eesti rahvusriigi säilitamise vajadusest ja kõigest, aga nüüd viimased aastad, eriti kui see Mehhiko õlleviirus juba selga tuli ja kui onu Schwab oma rahakotilõuad lahti lõi ja kui avalikult võeti siis Bilderbergide pande selle uue maailma restardi kurss nagu sõna otseses mõttes nagu jõuliselt suruti peale, siis te märkate, et Eestil kui rahvuse hällil, kui riigil ei ole ju mitte mingisugust pikaajalist visiooni, sellest ka ma eelmine kord rääkisin. Ja selline kui nagu Eesti, kuidas öelda, rahvusriigi säilitamise konstruktsioon on täielikult puudu selles uues maailmakorras, selles uues süsteemis, mida palehigis need 101 avatari seal Toompeal loovad. Märkate seda või märka? Kui ei märka, siis ei ole midagi teha, siis on juba aju tasemel nagu liiv. Ja seda ei saa isegi võrrelda aju haigusega, sest kui aju peas ei ole, siis ei saa midagi haigega olla. Aga paraku see niimoodi on.
ja mis nagu nüüd nagu välja koorub jälle, selline suur pilt hakkab minu jaoks täielikult selginema, aga siis olid need vahepealsed need politseiseadused ja toidu äravõtmisseadused kriisi sõjaolukordades. Palju sul võib seal varusid olla 7 päeva ja nii edasi. Kõigepealt kästi teil varuda enne maru, kõik varusid enne maru, nüüd siis saadetakse juba kirju, on teil midagi jagada ja kui ei ole jagada, siis tullakse, ilmselt võetakse. Täna just tuli sisse informatsioon, inimene kirjutas Elva vallast, saadeti pikk ankeet, nimekiri, andke riideid, andke seda, teist toda, mis suurused teil on, täike ankeedid, saatke kõik ära, mis teil on. Inimene on šokis, ta ütleb, et tal on terve suguvõsa, tunneb riietes puudust, inimene on kogunud laste riideid ja kõiki teisi riideid, et raskemateks päevadeks ja nüüd siis vald tuleb ja küsib su käest, anna, jaga. Ja teate, mille pärast või? Sellepärast, et iga suurem projekt nõuab panustamist, millegi äraandmist ja nagu te näete ka ohvreid. Aga mis siis nagu toimub tegelikult? Toimubki maailma ümberjagamine, geopoliitika, mõjuvõimude ümberjagamine. Nii nagu inimesed peavad midagi ära andma, nii nagu inimesed peavad midagi ohverdama, nii ohverdavad ka riigid, annavad midagi ära, ohverdavad teisele, kes võtab ühelt tüki suurema ampsu. Kes siis jagavad? Hiina, Venemaa, Ameerika Ühendriigid. Euroopa on nagu vaese lapse rollis, kogu aeg ainult käitub selle USA patsiendi järgi. Ja mitte keegi märka, et tegelikult on ju selle uue maailmakorralduse taustal juba väga ammu käsil selline projekt nagu Slaavi maailm. Ja Slaavi maailm 3. aastatuhandel. Ja see on selline termin ja selline suur projekt, sellest on väga palju konspekte kirjutatud ja sellest on väga palju räägitud. Juba 2007. aastast on selline Venemaa Teaduste Akadeemia Slavistika instituut, on Venemaa Slaavi fond, riiklik Slaavi kultuuriakadeemia, on telekanalid, on raadiod ja see on terve universumi projekt ja millest teie praegust osalete, kallid seltsimehed ja seltsinaised, kellest siis on daamid ja härrad saanud nii-öelda. Nii et see on teie projekt, universumi projekt, mida te praegust teete ja ütlete, et ma ajan jälle mingit utoopiat, lollust, ei aja, sellepärast, et ma andsin teile 6 punkti kõik kätte, kuidas uut maailmakorda luuakse. See on punkti haaval kuni sõjaseisukorra kestestamiseni, kuni sõja vallapäästmiseni, kõik ilusti täppi läinud, lugege, otsige, vaadake veel on. Aga kuna alateadvus on manipulatsiooni ohver ja teid on ruineeritud ja peedistatud juba üle 10 aasta või kui palju, küsiti jälle, et kuidas siis. Aga ma räägin teile siis, kuulake. Et vaadake, mis praegust toimub. Vaatasin seda ilusat laulupidu, kõik on nagu tipsukesed kollastes riietes ja ilusti sinistes rahvusvärvides. Aga kuidas teile nüüd tundub, kas selle meie Ukraina sõbra lipuvärvide projekt ei ole nagu üks ühele orava partei reformi idee ellukutsujate logo värvidega, et kas see pole siis alateadvuse mõjutamine pikki aastaid, et kuidas kõik, mis üldse riigi aparaadi süvariigi struktuuridest välja tulevad, kollane, sinine, kollane, kõik. Nüüd ühtäkki sinine, kollane, euroliit, kollane, sinine. Inimesed, teie aju on ära töödeldud juba, kui seda üldse seal olemas enam on, nagu ma armastan öelda paljudes situatsioonides, et on aeg hakata nagu mõtlema oma peaga, on aeg nagu teha analüüse suuremast pildist, suuremast konstruktsioonist, mis maailmas praegust toimub, kuhu on tõugatud Eesti, kuhu on tõugatud Ukraina vaene rahvas. Ja kujutage nagu ette, et siis see seakisa ja hädakisa, mis praegust toimub, see on nii inimlik ja loomulik, aga
aga kui ausalt öelda, siis see, mis praegu Venemaa Ukraina taustal toimub, see on USA viimase 30 aasta rünnakute kõrval nagu liivakasti mäng. Vaadake, mõelge inimesed jälle, otsige, kui teil nüüd aega on, sest nii ehk nii läheb kõik digitaalse maailma peale. Hakkate kodudes istuma, kõik toitu jagama. Muide, kusjuures ma ütlesin ka seda juba 2 aastat tagasi, kes viitsib tagasi kerida minu Lõustaraamatu postitusi, et kõikidest hotellidest saavad sotsiaalmajad. Ma just tuletan täna seda uuesti meelde. Kõikidest hotellidest saavad sotsiaalmajad. Tulevad kommunaalkorterid tagasi, kõik jagatakse ära, kõik spordihallid, värgid, särgid, et see rahvaste ränne ja need keerulised ajad ja see ümberpaigutamine ja see slaavi maailma loomine ehk Slavjanski mir, see nõuab ju palju igasuguseid ohvreid. Aga kõige hullem on nagu see, et inimesed nagu sellest aru ei saa, et kõik plaksutavad käsi, et kõigil on mingid ärid, värgid loodud, mis tegelikult on juba hukkunud ja nüüd te siis selle Bilderbergide pande rahakoti seljas ratsutate nagu peata ratsanikud. Aga kujutage nüüd ette, kui see papp ükskord ära lõpeb ja tuleb digitaalraha kohe peale, võib-olla isegi 2 kuu jooksul, 3 kuu jooksul, kui kiiresti nad selle vana maailma nüüd ära lammutavad, mis relvade, mis vahenditega, mis pandeemiatega, mis uute tüvedega, kõik muutub kiiremas korras nüüd, ülikiirelt ja väga katastroofiliselt ja väga suurte, võib-olla isegi ohvrite arvuga veel. Nii et kuidas te siis toime hakkate tulema, et kuidas siis nagu hakkab see meie rahvusriik välja nägema ja kõik, et on siis nagu mingi visioon olemas või kas siis on nagu selleks nüüd, mida siis selleks vaja on teha, et nüüd selles uues olukorras hakkama saada. Ja mind paneb nagu hämmastama see, et kui nagu veel tuline sõda veel lahti ei olnud, et kõik olid ju suured luureametnikud ja kõik absoluutselt, kõik luurajad rääkisid, et nii ja naa ja teisid ja kolmandat pidi. Aga siis keegi seda ette ei näinud, et tuleb see madin, läheb tuliseks sõjaks. Kas mina olin ainukene, kes sellest pool aastat rääkis ette, et see tuleb kõik on. Ja ma rääkisin läbi lillede, siis suvel ka mind sõimati ja sügisel ka mulle öeldi, et ära tekita sõja paanikat ja hirmu ja kõik, et tuleb välja, et mina olen siis maailma kõige suurem luuraja. Aga miks siis ei olnud ettevalmistusi nendeks riiete kogumisteks ja kõigiks juba ümberasustamiseks ja ümberpaigutamiseks ja et mis on siis nüüd mingi uus turismiliik, et kõik plaksutavad nüüd käsi, et see nüüd peab niimoodi olema ja loomulikult peab olema. Tuleb aidata sõjapõgenikke, kus muidu on ja kuidas siis muidu seda slaavi maailma üles ehitada. Küsimus on see, kuidas ta lõpuks siis nimetatakse, kas Ruski mir, Slavjanski mir, aga mina arvan, et ta läheb ikka rahvaste sõpruse nime all ja nagu Nõukogude Liit oli, kuidas see Eesti hümn oli ka seal vist see Eesti suur sotsialistlike vennalike rahvaste liitude liit ja nii edasi, et nüüd täpselt sama asi ja et ega sellest siis midagi halba ei ole, et kui see rahvaste segunemine nüüd niimoodi toimub, sest ega alates sellest ajast, kui Eesti Euroopa Liitu läks ja ühines siis selle tulpurskava alliansiga, et see põhimõtteliselt oli kõik ette ennustatav, kes tahtis kuulata, kes tahtis uurida, kes tahtis iseseisvalt mõelda, aga kes on manipulatsiooni ja solgimeediaga kaasa läinud, siis sellel ongi selle ajude asemel tühi koht, et seda ei saa isegi enam ajuhaiguseks kutsuda, sest aju lihtsalt ei ole. Ja mida ei ole, see ei saa ka haige olla. Nii et mulle meenub kunagi, kas oli Sulev Nõmmiku või oli Baskini anekdoot, et kurgil jäi kurk valusaks. Et see on ka selline kahe otsaga värk, nagu iga vorst on ja nii, et ega siin ka ei ole seda vaidlusküsimust tegelikult, et mina näen seda maailma sellises kõverpeeglist, teie vaadake kläntspeeglist on ju, kolmandad, kes tahavad, vaatavad siledat merepinda, mõnele meeldi väike, nagu ma ütlesin algul, kellele ema, kellele tütar ja nii edasi. Aga räägiks siis lõpetuseks võib-olla mõni sõna ka sellest, et mis siis juhtus siin vahepeal paar päeva olukorraga. Patsient pidas siis Hiina presidendiga 2-tunnise kõne ja kokkuvõtlikult siis hiinakas pani kohe
selle nagu ülevaate meediasse. Ma ei tea, kas tänaseks USA on midagi välja andnud või ei ole. USA jäi vaikima pärast seda kõnet, aga suuremad sellised teadjamehed ütlevad, et see lõppes ei mitte millegagi, et nii nagu ta algas, diplomaatiline selline teineteisele viisakusversioonide kuvandis nuiaga pähe andmine, üks ähvardas ühte, ameeriklane ähvardas jälle, Hiinal on suured tagajärjed, kui Venemaa tabistab, on ju, Hiina ütles vastu, et loomulikult me tahame rahu ja kõik, et me üldse absoluutselt ei poolda mingit sõda. Samas ta ütles ka seda siis, et oi, et aga kui NATO itta laieneb, et see on küll väga halb, et seda lubada ei saa, nii et võtta see kinni, mida see Hiina president siis tegelikult ütles või millest Biden aru sai, kui ta üldse aru sai, sest pigem ta näeb ikkagi välja väga hädine patsient, kellel lähevad isegi riigid Ukraina ja Süüria segamini ja noh, nii edasi. Aga üks väga huvitav selline nüanss oli selle külles, mulle hiinlaste selline filosoofia ja maailmavaade ja selline tasakaal nagu hästi meeldib, on kõik need Hiina vanasõnad ja Hiina meditsiin ja Hiina toidud loomulikult ja noh, te teate isegi, teil on köögikapp on Hiina neid söögipulkasid ja üks plastiklusikaid ja kõike täis, nii et Slava China võiks ka vahepeal tuua mängu, sest ilma Chinata nagu ei olekski elu üldse ja vaadake oma mööblit ja tabureti ja igasuguseid soolatopse ja taldrikuid ja aiatoole ja kõik, noh, Slava China, Slava Hiina. Ja seesama Slava Hiina siis ütles seda, et Bidenile, patsiendile, et vaata onukene või vaata maailmavalitseja, eelmine või seniajani maailmavalitsejad, see, kes sidus kella tiigri külge, kellukese tiigri külge, see peab sellega ära võtma. Ja seda ütles siis Hiina president Xi patsiendile, panid kellukese tiigrile külge helisema, nüüd võtta seega maha. No vaatame, kuidas ta nüüd seda maha võtab. Et maha võtmiseks on ka mitmesuguseid nii-öelda meetodeid. On võimalik tiiger kaugelt noolega surnuks tulistada, on võimalik lassoga köis ümber kaela surnuks kägistada, on võimalik kuidagi, ma ei tea, meelitada mingisugune asjakene tiigri lõugade vahel, et ta näriks seal ja siis ilusti see kellukene sealt lahti arrutada, maha võtta. Nii et eks patsient Bidenil on nüüd seda peavalu mõtlemaks, et kuidas ta selle kellukese sealt maha saab ja mida siis see Hiina president selle all tegelikult mõtles. Vot sellised huvitavad lood on. Ja ega ei oskagi nagu muud mitte midagi rohkem öelda. Ausalt öelda ääretult kummaline tundub see kõik. Ja ikkagi ma kordaks veel kord seda, et katsuge inimesed mõista seniks, kuni Eesti pane rõhku rahvusriigi säilimisele, pikaajalisele kontseptsioonile, pikaajalistele väljavaadetele, kui Eesti ei alusta, kes iganes, no Eestis ei olegi neid inimesi, kes suudaksid seda teha, muidu oleks juba tehtud, kes suudaks luua täieliku uue ellujäämiskontseptsiooni, täielikult tõmmata joon vahele eestluse, igasuguste paguluste ja muude globalismi asjade vahele ja hoida see väike riik, väike rahvas ikkagi veel kuidagi veel elus on, mis minu nägemuse järgi on ammu juba võimatu, et nii kaua nagu ei ole mitte mingisugust lootust ka, et Eesti riik ja rahvas jääb püsima riigina. Ja kuna 10 aastat on aetud kõike seda poliitikat, nüüd seda digipoliitikat ja seda uue maailmakorra nii-öelda loomist, siis ilmselgelt see kõik tuleb. Protsentuaalselt Eesti rahvus jääb slaavi rahvusest täielikult vähemusse. Ma võin ka teile öelda seda, et 100 000 on selline köki-möki kõik, et kui nüüd eskaleerub see järgmine nädal, see sõjategevus veel ühel või teisel või kolmandal kujul, siis ma arvan, et sisuliselt Ukraina jooksebki rahvast tühjaks, sest kes see tahab sinna pommide alla jääda, et ei ole ju enam nii,
et tavainimene, kes siis nagu sõjaväega otseselt kokkupuudet ei taha või sõjalise olukorraga kokkupuudet ei taha pidada, et jääb sinna ootama, kuna need pommid lõhkevad kuskil elumajades siin või seal. Sest vaadake, ega see päris nii ei ole, et isegi kui täppisrelvadega lastakse, siis ukrainlane tõmbab need relvad seal õhus või need raketid juba teatud kohtast maha ja siis sealt tulevad ka purustused ettenägematutes olukordades ja ettenägematutes kohtades. Inimesed saavad sellest aru. Sellepärast on ka põgenikke palju, üle 3 miljoni vist pidi juba olema. Ma arvan, et sealt tuleb veel mingi 10 miljonit vähem Euroopa riikides üle maailma igale poole. Ja ongi 2 võimalust, et kas siis nagu võtta selline kontseptuaalne lähenemine ja väga selge ja ütleme, et ühene, mille esimeseks punktiks on Eesti rahvusriigi säilimine ja säilitamine, Eesti riikluse kui sellise ja nii edasi. Meil on targad kõik advokaadid, juristid, ma ei tea, filosoofid, patrioodid. Aga kui on esimene punkt, et ukraina keel, ukraina lipp ja kõik ongi slaavi mir, slavianski mir, ruski mir ja see tuleb. Nii et valmistuge selleks. Täna mulle väga meenus jälle aeg 90-ndate alguses, kui ma noore mehena kohtusin New Yorgis peale Sovjetistani aega, siis esimest korda 91. aastal väliseestlastega, kes olid punaste kommunistide võimu eest ära põgenenud, otsaga siis sattunud New Yorki, Ameerika Ühendriikidesse, kes, kus, kuidas, Rootsi, Saksamaa, igalt poolt, kes tulid. Väga huvitavad igasugused vestlused, dialoogid. Pikki aastaid sai seal arutatud, kui nendega nagu kohtumine oli. Aga ütleme niimoodi, et tollel ajal väliseestlaste seas oli ka nagu 2 leeri selliseid inimesi. Ma jagaks nad nagu 2 leeri selles mõttes, et ühed olid Lennart Meri inimesed, kes jah, võis olla väga vabalt, ilmselt oligi KGB agent, aga nad olid sellised ikkagi väga sügava rahvuslusega inimesed ja teised olid siis kikilipsu inimesed, kes olid need globalistide kannupoisid, kelle eesmärk oli juba tol ajal Eestist tulevikus teha siis globalistide Vene vastane, see slaavi maailma vastane ääremaa ehk siis sõjaline polügoon globalistidele, NATO-le, Euroopa Liidule, kellele iganes. Nii et väga, väga huvitavad sellised meenutused suure pildi taustal. Kujutage ette, see kõik oli 30 aastat tagasi. Siis noore mehena ma palju asju ei jaganud, aga ma sain paljudest asjadest juba siis aru. Ja võite kindlad olla, et minu maailma käsitlus, minu maailma vaade, minu tutvusringkond ja kõik see, mida ma olen elus läbi kogenud, ka alates sellest, kui Eesti Vabariik loodi, siis missuguse siis sellise põrandaaluse tegevuse hinnaga see kõik üles uputati ja tehti. Oi, et sellest võiks väga palju veel kirjutada, rääkida. Üks raamat on mul sellest kirjutatud, seisab riiuli peal. Võib-olla kunagi teatud ajahetkel, kui õige aeg on, ma avaldan selle, aga see on sedavõrd, nagu väga tundlik teema, et niikaua kui veel praegust veel sellest vana maailmakorra kommunismi jäänukitest on veel mõningad persoonid veel elus, siis ma seda ei tee ja ma kunagi lubasin endale seda, või kunagi ma tegelikult ütlesin veel niimoodi, et Eestis saab alles siis asja, kui viimane kommunismi jäänuk on maamunalt pühitud, ehk siis Fikatimees on selle ära võtnud, kus me loeme ajalehest Solgitorust kuskilt uudist, et täna läks Manala teele viimane teadaolev Eestimaa kommunistliku partei liige. Et vot siis võib nagu inimkond sügava rahuga ka Eestis hingata, kuniks seda ei ole, on kõik süvariik, põrandalune mäng, korruptsioon, rahapesu, altkäemaksud.
see kõik toimub täna, aga veidikese teises kuvandis kui 90ndatel aastatel. Ja siin ongi see point, et miks kunagi Eesti riigist ei saa riiki, ausat riiki, ideaalset riiki, rahvusriiki, sest kõik on müüdavad nahad, oleneb ainult hinnast. Ja sellega ma täna lõpetan, inimesed. Aitäh, kes lõpuni kuulasite. Võite mind vihata, võite mind armastada, võite mida iganes teha. Aga paraku nii see on.